me tahtsime Eeroga koos näitust teha ning minu jaoks on Eero maalid alati kantud väga palju igatsusest. Igatsus on midagi nende enda koes, kõik tema maalid igatsevad. Ja meil oligi plaan, olgem nõused ühes Eesti parimas saalis siis selle teemaga täielikult tegeleda. Nii-öelda süviti minna. Jah, siin on kokku koondunud minu viimase 8 kuu looming ja alguses meil Aleksandriga oli see pealkiri igatsus selline ajutine tööpealkiri, mis siis nüüd nagu näha jõudis finišisse välja. Sest ma küll kujutan erinevatel teostel erinevaid vorme, et mõnikord on seal kivi või mõnikord on seal mets või mõnikord on seal inimene, aga neid kõiki läbistab see teatud igatsuslik noot või melanhoolia, et justkui ükskõik mida ma teen vormiliselt, see selle ühise nimetajana on seal alati olemas. Ja sealt ka see pealkiri tegelikult. Ta on raskesti defineeritav, mis ta tegelikult on. Ma võin kirjeldada, millisena ta mõjub. Ta mõjub justkui kroonilise haiguse või mingisuguse varjuna, millest ei saa lahti, mis mõnikord on mõnel juhul pisut rohkem peidus ja teisel juhul näitab oma pead niimoodi julgemalt ja agressiivsemalt. On olukordi, kus ta mind aitab, aga siiski on väga palju olukordi, kus ta pigem painab mind. Antud näituse kontekstis, Eero loomingu kontekstis on igatsus väga tugevalt ajaline fenomen. Ja ma arvan, et ka selle video vaatajad mõistavad seda isegi, et sa ei saa ju igatseda, kui sul ei ole olnud, mida igatseda, või kui sul ei ole tulemas midagi, mille järel igatsust tunda. Ning ma ütlen, et nagu kunstipublik teab, siis Eero Alevi modellideks on väga tihti tema lapsed. Sest et lapsed on ühelt poolt alati kohal, sa käitud nendega maalidele väärikad ning see toob alati sisse sellise ajalisuse tema maalidele. Antud näitusel meil oligi väga oluline sellest ütleme hästi lihtsalt välja, et me kuidagi ekspluateeriks seda lapse kujutist. Et tegu on modelliga, mitte sellega, et me mängime nüüd publiku hingekeelel, et vaadake seda isa positsiooni. Need on modellid, need on selleks, et vaataja saaks sealt ennast peegeldada. Ja seda pidi on igatsus midagi, mida, ma arvan, et see kamaloomingus on ju soovid, et midagi, mida vaataja saaks lõpetada. Et Eero on tulnud oma tunnete, ilmanägemuse, väga tugev eksistentsiaalse ilmanägemusega välja. Ning sealt on teatepulk vaataja käes, et kui sügavale sa meiega kaasa tuled või Eeroga kaasa tuled. Minu loominguline protsess või minu tööd saavad väga sageli alguse mingisugusest kujundist, mis mul on peas. Siis see kujund sageli jõuab pliiatsiga paberile, mul on eraldi kavandite kaust olemas, kuhu ma teen selliseid pisikesi kavandi näidiseid. Mõnest nendest sünnib maal hiljem, mõnest ei sünni, mõni võib-olla ootab järjekorras mitu aastat, nüüd on sellises küpsemise faasis. Ja ma väga sageli kasutan oma loomingus ka fotot abimaterjalina. Ehk siis ma, nagu iga inimene, käin telefon taskus ringi ja kui ma näen midagi, mis mind köidab, mis mind huvitab, mingi huvitav kompositsioon, mingi huvitav värv, siis ma pildistan. Ja mul on telefonis 10 000 fotosid, mida ma siis aeg-ajalt niimoodi lihtsalt sirvin neid kaustu, vaata, mis ma teinud olen. Ja mõnikord ma leian sealt midagi huvitavat, mis mind köidab ja mida ma kasutan siis mingil moel oma töös. Mitte selleks, et taotleda tingimata fotorealistlikku momenti, vaid pigem abistava vahendina, ütleme, teatud tõetruuduse tekitamisel või loomisel lõuendi pinnal.
ja mind aina enam paelub ka maalimisel mitte ainult see, nii-öelda see pildiline kujund, vaid ka see, et kuidas see värv on sinna lõuendile kantud. Kohati võivad need kihid olla õhemad, kohati on nad rohkem läbitöötatud, mängida erinevate pintsliformaatidega, erinevate tekstuuridega. Et see on muutunud minu jaoks aina enam põnevaks.